Tervitan kõiki matemaatikasõpru, mina olen Allar Veelmaa ja täna me nüüd siis lahendame 2026. aasta põhikooli eksami teise ülesande. Palun pange video vahepeal pausile, sellepärast et ülesande tekst on pikk ja see tekst tuleks nüüd läbi lugeda. Nii et ma annan siis hetk aega, pange video pausile, lugege tekst rahulikult läbi ja siis hakkame vaatama. Ma loodan, et olete teksti lugenud. Millega meil tegemist on siis? Maia ja Liisi, neil on siis kommipakk. Maia pakis on, näete, 500 grammi patoonikesi ja kokku 40 kommi. Liisi pakis on siis marmelaadikommid ja 20 kommi. Ja nüüd siis hakatakse siin lahti arutama, et mis liiki kommid on nüüd patoonikeste pakis. Ja? 4 sorti komme. 2/5. Vahvlipatoonikesed, ütlen ausalt, pole kunagi selliseid näinud, aga ilmselt nad on olemas. 15% jogurtipatoonikesed, neid pole ka näinud. Kakao ja piimapatoonikesed, neid ma pole ka näinud. Nii et väga huvitavad kommisordid, ma pean minema homme poodi vaatama, kas äkki kusagilt leian. Või panen Google'i otsingusse, aga olgu peale. Ja nüüd, esimene küsimus. Mitu grammi kaalub üks patoonike, kui kõik erinevad patoonikesed on võrdse kaaluga? No siin küll sõna kaal asemel peaks olema sõna mass, kes on füüsikat õppinud, siis teab, et mass ja kaal ei ole samad asjad, aga hea küll, ei hakka siin norima. Vaatame, patoonikesed, 500 grammi patoonikesi, 40 kommi. Kuidas me saame teada ühe kommi kaalu? No vaatame lahenduskäiku, ma arvan, et te olete juba välja mõelnud selle, nii et tegelikult seda ma ei tee lahti, ma hoopis teen teise poole. Et seekord teeme siis vastupidi nagu tavapärasena. Ühe patoonikese kaal. Näete, 500 grammi jaguneb võrdselt 40 kommi vahel. Ilmselt tuleb teha siis jagamise tehe 500 jagame 40-ga. No kas paneme murrujoone või tavalise jagamise märgi. 12,5 grammi. Ja G, vaadake, grammid on pandud sulgudesse, muide see on tähtis, sest vasakul pool ju mõõtühikut ei ole. Nii et siis sellisel juhul kokkuleppeliselt paremal pool me märgime mõõtühiku, aga paneme sulgudesse. Palun jätke see meelde. Ja kui te kusagil hiljem siin näete mõne sellise arvuti poolt tehtud lahenduse käigus sellist ebakorrektsust, siis tegelikult te teate, et seal peab olema selline asi, kas mõõtühik on mõlemal pool või mõõtühikut pole üldse. No eriti ka füüsikatundides, seal on natuke küll asi teistmoodi, sinna pannakse alati mõõtühik. Siin matemaatikud on laisad, nemad ei pane. Panevad siis sulgudesse lõpuks. 12,5 grammi. Selge. Nüüd, kakaopatoonikeste arv. Vaatame, kakaopatoonikesed. Kuidas me teada saame? Meil on patoonikesi kokku 40. 2/5 on vahvlipatoonikesed, 15% on jogurtipatoonikesed, ülejäänud on siis kakao ja piimapatoonikesed ja võrdselt, jah. No ilmselt me peaks siis mida tegema? Mõelge korraks. Patoonikeste arvust, jah, neid on 40 tükki. Kõigepealt leiame, palju on 2/5 ja palju on siis 15%. Me saame teada, palju on siis mitte kakaopatoonikeste, kakao ja siis piimapatoonikesi. Saame teada. Ja siis selle arvu, mis me saame, peame jagama veel 2-ga. Nii et tehtud on päris palju. Näete, et siin on siis see veel eelmise ülesande vastus. 40 patoonikest, no nii, vahvlipatoonikesed arvutame ära, 2/5, no neid on 16 tükki. Edasi, arvutame ära jogurtipatoonikesed, neid on 15% ehk 0,15 korrutame 40-ga ja saame 6. Järelikult neid mitte kakao ja piimapatoonikesi on siis kui palju? 22 tükki. 40-st lahutame 22. Ilmselt, eks ole, näete.
ja no siin tehakse lihtsalt siis niimoodi, et 40 võtame ära 16 ja siis võtame veel 6, tehakse natuke pikemalt, saame 18 ja see 18 tuleb jagada meil 2-ga. No jagame 2-ga. 18 jagame 2-ga, saame 9, jah? Nii et 9 tükki. Ahaa, nii et siis kakaopatoonikesi on siis 9 tükki. Ja noh, piimaomasid on ka siis 9, seda küll ei küsita, aga see on pandud siia lihtsalt siis sulgudesse. Ma loodan, et see oli kõik arusaadav. Nüüd vaatame 3. punkti. Tüdrukud kallavad kommid ühte kotti kokku ja segavad need. Ahaa, see tähendab seda, et 40 kommi, mis olid Maial ja siis Liisil oli 20 kommi, kokku on 60 kommi, jah. Need valatakse ühte kotti ja aetakse siis sassi kõik. Ja nüüd küsitakse tõenäosust. Nüüd tuletame meelde, mis on tõenäosus. Tõenäosus on arv, mis jääb arvude 0 ja 1 vahele, võib olla 0 ja võib olla 1. No, millal 0 on tõenäosus? Siis, kui tegemist on võimatu sündmusega ja kui me küsiks, et kui suur on tõenäosus, et võetakse sealt kotist sidrunipatoonike näiteks, jah, mida ma ka näinud pole, teie ka ilmselt mitte. Aga kuna ühtegi sidrunipatoonikest ei ole, no siis on tõenäosus 0, seda ei saa olla. Kui aga küsimus on selline, et võetakse kas patoonike või marmelaadikomm, siis on tõenäosus 1. Ühe kommi võtmisel, sellepärast et selles kotis on ainult patoonikesed ja marmelaadikommid. Saate aru, jah? Nii et järelikult, kui ma küsin, et kui suur on tõenäosus, et võetakse üks komm ja see on marmelaadikomm või patoonike, siis on tõenäosus 1. See on kindel sündmus. Aga meie hakkame nüüd vaatama. Arvutame siis tõenäosuse, et see on marmelaadikomm. Ja tõenäosus on soodsate võimaluste arv jagatud kõikide võimalustega. Marmelaadikomme on 20. Üldse on komme 60. Selge. Nii et ma teen selle lahti enne, mis ma tahtsin avada, aga ma peitsin kohe ruttu ära. Nii, tõenäosus. Näete, 60 kommi. Marmelaadikomme on meil 20, nagu me siin juba rääkisime. Ja tõenäosus tähistatakse siis suure P-tähega, võib ka väike P olla. Milles see tõenäosuse see P tuleb? Tuletage meelde, kuidas on tõenäosus inglise keeles ja siis saategi kohe teada, et miks on P-täht. 20 jagame 60-ga, soodsad võimalused jagame kõikide võimalustega, saame 1/3 ja mina soovitan, kui vähegi võimalik, jätke alati hariliku murruna. See on kõige täpsem vastus. Siin on pandud 0,33, no tavaliselt jäetakse 3 kohta peale koma, siis võiks olla 0,333. No saate aru, et 1/3 ei anna täpset võrdlust 0,33, vaid ta ligi kaudu ja see on lõpmatu perioodiline kümnendmurd, eks ole, jah? Nii et 0,3 perioodis. Aga vastus 1/3 on igati piisav ja igati korrektne. Edasi, see on piimapatoonike. Aga vaadake, me punktis 2, näete, saime teada, et piimapatoonikesi on 9 tükki. Ja mis nüüd saab? Jagame siis 9, millega? No 60-ga, jah, sest komme on ju 60 tükki. Nii et jagame 9 60-ga ja näete, taandame ära, tuleb 3 20-ndikku ja 3 jagatud 20-ga annab ilusa täpse vastuse 0,15. Et tõenäosus on siis 0,15. Nüüd oleme siis kõik asjad ära teinud, meil on vastused olemas. Mida ma kindlasti soovitan? Kui on selline pikk ülesanne, no see on suhteliselt pika tekstiga ülesanne, siis enne seda, kui te lähete järgmise ülesande juurde või enne seda, kui te annate eksami vihiku ära, siis palun vaadake kindlasti üle, et kas te olete kõik alaülesanded ära lahendanud. Ja ma annan veel ühe soovituse teile. Kui te mingisuguse alapunkti teete ära, siis tehke kas või hariliku pliiatsiga ring ümber. See on mul tehtud. Oletame näiteks, et te teist punkti ei osanud teha. No mingi keerulisem küsimus ei oska teha, hetkel jätan vahele. Tegin ära 3. Noh, muidugi tekib küsimus, et kas ma 3. saan teha, kui ma teist ei teinud. Aga oletame, et sai. Nii, tegin ära 3. Ja nüüd läksin hoopis järgmise ülesande juurde.
Ja siis, enne kui ma selle eksamivihiku ära annan eksamikomisjoni kätte, ma lappan oma vihiku ikkagi läbi, vaatan üle, mõtlen, ahaa, mul on teine punkt veel tegemata. Kuulge, aga aega on piisavalt, jah, tund aega veel aega. No võib-olla mõtlen välja, kas või sõrmede peal arvutada, kui sõrmedest ei piisa, siis võtan varba tappi, eks ole. Mõtlen selle välja, teen ära muidugi, no tuli kohe idee ja tegin ära. Näete, 1, 2, 3, kõik on tehtud. Vot niiviisi, et mina soovitan, märkige ära. Siis on teil endal selge, et mul on esimene tehtud, teine tehtud ja kolmas tehtud. Ja kindlasti vaadake üle 2 asja, et te olete selgelt ja arusaadavalt kirjutanud. See on tähtis. Ja teine, vaadake, et igal alaülesandel on kirjas vastus. Kas te markeerite ta ära 2 kriipsuga, tõmbate 2 kriipsu alla või kirjutate nii, nagu siin on, näete, et 1 batoonike kaalub nii palju. Edasi, maial on 9 kakao batoonikest ja kolmas tõenäosus, et näete, punkt 1 ja punkt 2. Sellepärast, et kolmandas alaülesandes oli 2 küsimust. Ja mõlemale on antud viisakas vastus. Nii et iga ülesanne lõpeb alati vastusega. Ja kui te veendute, et teil on kõik asjad nüüd kenasti tehtud, siis loomulikult võite te endaga rahule jääda ja te saate ilusad punktid ka eksamil. Selleks korraks ma lõpetan, aga kohtume juba siis 3. ülesande lahendamise juures. Minu poolt siis selleks korraks kõik ja nägemiseni.